Nüüd vaatame, mida on öelda kogenud investoritel Kristi Saarel, Jaak Roosaarel ja Viljar Arakasel. Kristi Saare jaoks on investeerimine ja selle õpetamine amet, kutsumus ja hobi ühtaegu. Kristi veab naisinvestorite klubi ja teeb koolitusi. Ta on edukas investor, kes on välja andnud ka investeerimisõpiku. Tere, Kristi! Tere! Jaak Roosaare on investor, kes oma kogemust lahkelt teistega jagab. Ta on 50% klubi asutaja liige ja rikkaks saamise õpiku autor. 50% klubi tähendab muide, et Jaak investeerib pool oma sissetulekust ja nii juba ülikoolist saadik. Tere, Jaak! Tere minu poolt ka! Viljar Arakas tegutseb juba aastaid elukutselise kinnisvarainvestorina. Ta juhib Eften Kapitali nimelist ettevõtet. See ettevõte investeerib ärikinnisvarasse kõigis 3 Balti riigis. Tere, Viljar! Tere päevast! Esmalt tahaksingi teie käest küsida, et milline oli suhe rahaga teil keskkooli ajal, sellepärast et meie põhilised kuulajad on ise ka veel alles koolipingis. Seega, Kristi, võidki kohe alustada? Mina keskkoolis teadsin rahast väga vähe. Ma arvan, nagu väga paljud lugenud seda Kiyosaki Rikas isa, vaene isa raamatut, kus oli selline soovitus, et maksa ära oma krediitkaardi võlg ja siis on sul kohe jääb iga kuu raha üle, mida investeerida. Ja mina olin sellises seisus, et ega keegi mulle ei oleks isegi krediitkaarti andnud. Nii et mulle alguses tundus see investeerimine, ma arvan, et nagu paljudele midagi sellist, mida saab teha alles siis, kui sul on juba väga-väga palju raha ja mina ei kujutanud ette, et mina võiksin kunagi investor olla. Et see tundus küll äge, aga mitte väga realistlik. Kuidas sul, Jaak, kooli ajal seis oli, et kas sa käisid tööl, said sa taskuraha, pidasid sa üldse raha oluliseks? Ja mina pidasin oluliseks, et mina lõpetasin keskkooli aastal 2000, nii et oli selline kõvem aktsiabuumi ja krahi aeg seal 97-98 ja ma tegin oma keskkooli uurimistööd ka Tallinna börsist, nii et mina olin nüüd ka juba keskkooli, isegi tegelikult põhikooli lõpust väga investeerimisest huvitatud. Ja mul oli oma paar sellist väikest businessit ka juba lapsepõlvest saadik, et tollal oli popp turbonets koguda ja siis neid pabereid osta, müüa, vahetada ja siis ma korraldasin koolis loteriisid ja tegin mingeid muid väikseid asju. Vist isegi kirjutasin kirjandeid raha eest, kui ma mõtlen. Nii et minu jaoks oli oma raha alati oluline olnud ja keskkoolis sai siis vaeva nähtud, et ikkagi vanemate käest küsima ei peaks. Väga põnev, et sa juba nii noorelt nii palju olid rahaga seotud. Kuidas sinul, Viljar, et kas hakkasid investeerimisega tegelema juba keskkooli ajal või jõudsid selleni alles hiljem ja kui hiljem, siis millal? Mina keskkoolis käinud ei ole, et ma läksin peale 9. klassi sellises uhkes õppasutuse nagu Tallinna Polütehnikum, nii et ma olen keskerihariduse omandanud sealt, hiljem EBS-is küll käisin ülikoolis, aga ma olen täielik vastand Jaagul, et mina elasin ise ema juures. Mul oli 0 kulu, selles suhtes siis oma igapäevase toimetamisega, aga mul oli tohutu tahe tööd teha, nii et aastal 97, kui ma olin 18-aastane ja läksin päevase kooli kõrvalt põhikohaga veel tööle. Tagantjärgi ma ei saa aru, kuidas see võimalik oli, aga nii ta oli ja kooli lõpetasin ma normaalajaga. Et see näitab seda, et kui tahe on olemas, on võimalik kõike saavutada. Aga sellest üks väga tore fakt sellest ajast on mul meeles, et aastal 97 oli mul palk 10 000 krooni ja mu autoliising oli 7500, nii et eks see näitas, kus olid nagu prioriteedid vanuses, kui ma olin 18, aga selline tore etapp oli elus vaja läbi teha, et saad aru hiljem, mis tegelikult oluline on. Väga äge, et sa sellest palju õppinud oled. Järgmine küsimus olekski, et mis on teie kõige olulisem õppetund rahaga, millest ka noored saaksid õppida, võib-olla isegi ennetada? Kristi? No mina olen hästi palju inimeste enda rahavigadest kuulnud, inimesed on neid koolitustel rääkinud ja mulle kirjutanud ja ka laias laastus minul on see tõenäoliselt suhteliselt sama kahetsus, mis teistel, et
liiga hilja sai pihta hakatud. Et mõnikord on tunne, et kui ma olen noor, et mul on mingi väga väike palk või mul on alles taskuraha, et ma ei saagi midagi teha, et ma hakkan tegutsema siis, kui ma käin tööl või siis, kui ma juba saan väga head palka, et siis ma hakkan säästma ja tegelema. Aga tegelikult see päris nii automaatselt ei käi, et kui palk tõuseb või sissetulekud suurenevad, siis on väga lihtne see raha kõik ära kulutada. Ja seda distsipliini, et ma panen natukene kõrvale kas või taskurahast. See on hindamatu harjumus, mis tulevikus väga palju kaasa aitab, et sellist enesedistsipliini võib täiesti 18, 16 või juba 12-aastaselt treenima hakata. Väga äge. Jaak, kas sul on mõni uus õppetund siia lisada? Ja, ma olen Kristiga nõus, et mida varem, seda parem ja ma arvan, et võib-olla kõige olulisem teema ongi enda jaoks lahti mõtestada, et miks sinu jaoks on oluline oma raha või selline rahaline sõltumatus. Et kui meil siin paneeli pealkiri on, et kuidas 30-aastaselt Warren Buffettiks saada, ma tegin natukene taustauuringut ka, et Warren Buffett 30-aastaselt oligi just miljonäriks saanud, mis tänases rahas on umbes $10 miljonit. Aga lugesin ka sellist uuringut, et kui tema oleks alustanud 30-aastaselt investeerimisega, nagu sageli paljud teevad, ja oleks investeerinud kuni 60. eluaastani, nagu ka paljud teevad, et pensionipõlve hakkavad siis juba nautima. Ja oleks saavutanud sama tootuse, nagu tal ülejäänud investeerimiskarjäär on olnud, 22% aastas, et siis ei oleks tema varandus mitte 100 miljardit, vaid hoopis 11 miljonit. Nii et väga-väga suur erinevus. Nii et ma arvan, et hea mõte on hakata võimalikult vara pihta ja kui Warren alustas 10-aastaselt ja paljud ettevõtjad on juba koolis teinud mingi õpilasfirma, et siis ma arvan, et see võiks olla üks soovitus, et juba keskkoolis kas siis oma ettevõtte peale mõelda või lihtsalt proovida mingit tulu teenimisvõimalusi ja raha kõrvale panna. Väga head mõtted. Viljar, mis sina arvad? Mis on see õige vanus investeerimisega alustamiseks või see kõige varajasem vanus ja mis on need esimesed sammud, mida võiks teha? Ma arvan, hea aeg alustada on täna, et väga ilus ilm on õues ja täitsa kena päev investeerimisega alustamiseks, aga itaallastel on üks selline kena ütlus, et heaks meremeheks ei saada rahulikul merel. Et tuleb palju kogeda ja kogemused on sellised asjad, mida leiab minevikus. Ja kogemuste kohta võib lugeda, teiste inimeste õppetundide kohta, see on kõik väga õpetlik ja tore, aga väga palju asju tuleb ka oma naha peal ise läbi kogeda. Et selles suhtes, mida varem sellega alustada, mida rohkem ka saada varajases faasis halbu kogemusi, seda parem see tegelikult pikas perspektiivis on, et eks see investeerimine on ikka selline kestvussport, et ta nõuab distsipliini, ta nõuab tuima järjekindlust ja ei ole ükski raha liiga väike või ka teistpidi ükski raha liiga suur, mida investeerida. Aga just, et järjepidevus alustada võimalikult vara ja kas või väikeste summadega ei pea olema sadu tuhandeid, kümneid tuhandeid eurosid. Piisab 10 eurost, piisab 20 eurost. Valida näiteks mõni aktsia välja, mis sulle tundub hea mõte, mõelda kõigepealt läbi, miks sellesse aktsiasse investeerimine on sinu arvates hea mõte ja siis vaadata näiteks, kuidas see aktsia käitub turul ja siis hiljem analüüsida, et kas see minu mõte, mis ma alguses mõtlesin, oli õige, oli vale või kus ma nagu eksisin või millega ma täppi panin. Et mida rohkem kogeda, seda targemaks saab, et me keegi siin kolmekesi, kes me siin täna oleme, ei ole saanud targaks teiste inimeste kogemuste peale, ikka ise eksides, vigu tehes ja siis nendest õppides. Väga head mõtted. Kuna te kõik tegelete investeerimisega, siis ma tahaksin teada, et kuidas te üldse jõudsite selleni, et sellest sai teie töö ja kui suure koormusega te hetkel sellega tegelete? Kristi? See on hästi huvitav investeerimist tööks nimetada. Põhjus, miks mina investeerimisega hakkasin tegelema, on see, et mulle ei meeldinud väga tööd teha. Eriti mulle ei meeldinud see, et ma töötasin õpetajana aastaid ja ma siiamaani annan aeg-ajalt mõned tunnid ja õpetajatöö väga suur miinus oli see, et ma pidin kell 8 hommikul särama klassiruumis õpilaste ees. Ja ma ei ole hommiku inimene, et see mulle ei sobi. Ja mulle väga meeldis see idee, et investeerimine pakub mulle võimaluse valida, mida ma teen. Näiteks seda, et ma ei peagi hommikul vara üles ärkama. Ja inimestel on ettekujutus, et investeerimine võtab mega palju aega.
et sa veedad tunde lugedes aruandeid, Excelis mingeid tabeleid tehes, kõike muud. Ja muidugi saab ka seda teha, kellele meeldib, palun väga. Aga on võimalik ka väga-väga passiivselt investeerida, et pole ime, et selliseid klassikuid soovitatakse, et palgapäeval kanna raha säästukontole või investeeringutesse ära ja kõik ülejäänud kuu võid rahulikult teha, mida iganes sa tahad. Et mina olen tõesti põhimõtteliselt väga-väga laisk inimene ja mulle meeldib see, et ma oma investeerimisportfelliga, kui ma üldse ei viitsiks, siis tund aega kuus läheb aega. Aga see ei ole minu meelest väga suur ajakulu. Vau, uskumatu. Jaak, kuidas sinul oli, kas ka laiskus viis investeerimiseni? Laiskus ja kirg. Aga ma arvan, et on hästi oluline eristada kahte tegevust, et üks on kapitali kokkuajamine ehk siis raha säästmine ja raha teenimine ja teine on siis selle raha paigutamine või investeerimine. Et sageli inimesed ajavad need kaks asja sassi. Et mina usun seda, et raha teenimisele või nii-öelda raha loomisele tasub palju aega ja energiat sisse panna ja seda niimoodi passiivselt teha on sageli raske selles mõttes, et öeldakse, et magavale kassile hiir suhu ei jookse. Nii et mina raha kokkuajamisega tegelesin ikka kõvasti, et ma müüsin 7 suve USA-s raamatuid seal 80 tundi nädalas ja siis kirjutasin oma raamatut ja tegin koolitusi ja arendasin kinnisvara ja kõike muud. Aga et suuresti ka sellepärast, et see meeldis mulle ja ma õppisin seal uusi oskusi ja oli selline nagu spordilik väljakutse. Aga investeerimine, kus siis olemasolev kapital tööle panna ja passiivselt seda kasvatada, et siis seal ma pigem usun seda, et tark ei torma ja mida vähem sa seal aega sisse paned, seda parem. Et kui ma mõtlen enda parimate investeeringute peale, siis sageli on nii, et osta 10 aastat, 20 aastat tagasi Apple'i aktsiaid ja hoia neid ja ära uuri, ära puuri. Et see on minu meelest suur õppetund, et sageli parimad investeeringud on need, mis sa ostad ja unustad ja lihtsalt pigem ma paneks aega siis uue kapitali tekitamisele, mitte sellele, et üritada siis neid olemasolevaid investeeringuid uurida, puurida ja kaubelda liiga palju. Väga kasulik õppetund. Ma loodan, et kõik kuulajad ka vahepeal kirjutavad neid mõtteid endale üles, sest muidu ehk unustad ära. Viljar, viimasel ajal on väga palju olnud juttu finantsvabadusest ja sotsiaalmeedias on isegi selle teemalised grupid. Mis sa sellest teemast arvad? Mina küll ei taha finantsvaba olla. Ma ei tea, mis ma selle vabadusega peale hakkan. Et mulle see töö, mida ma teen, nagu meeldib, et liiga vara pensionile minna, et öeldakse, et osad inimesed nagu vaimselt surevad ennem kui füüsiliselt. Eks? Et mulle tegelikult see vaimne pingutus, mida investeerimismaailmaga kursis olek paratamatult kogu aeg nõuab, väga-väga meeldib ja ma loodan, et ma teen seda kaugele, veel kaugemale, kui on nii-öelda pensioniiga, olgu see nii-öelda regulatiivne pensioniiga või siis füüsiline pensioniiga ette tuleb. Eks? Et selles suhtes ma ei arva, et see peaks olema nii-öelda niisugune lõppjaam, kuhu jõuda, et nüüd ma olen finantsvaba ja nüüd mulle saan näiteks passiivset tulu üürikorteritest või kust iganes 2000, 3000 või 10 000 või 50 000 eurot kuus, kuidas kellelgi. Et see võib olla mingi vahejaam, aga kindlasti mitte nagu lõppeesmärk. Et loomulikult sellise passiivse tulu tekitamine, mis tuleb sinu kontole ka siis, kui sa näiteks ootamatult haigestud või midagi juhtub või sa ei saa nagu oma põhitööga tegeleda, on nagu väga oluline nii-öelda mustade päevade fond, elu kindlustamine. See on nagu absoluutselt hästi-hästi tähtis selle juures, et aga siiski ma ütlen nii, et finantsvabanduse poole tasub terve elu püüelda, aga see ei tähenda, et sinna peaks kunagi lõplikult kohale jõudma. Sest nagu mul üks hea sõber ütleb, et rikas on nagu see inimene, et kelle sissetulekud on suuremad kui tema kulud. Ja seal ei ole väga vahet, et kas need sissetulekud on suuremad 10 eurot või 10 000 eurot või 10 miljonit eurot, et mingi hetk hakkavad hobid ja paadi pikkused sellest sõltuma, aga 1 miljon eurot on kogu aeg puudu, eks. Kristi, mis on sinu arvamus finantsvabaduse osas, et kas sa oled selle juba saavutanud ja kui oled, siis mis tundeid see sinus tekitas, kui sa üks hetk sinna jõudsid, kas pärast seda hakkasid ka ainult diivanil puhkama ja telekat vaatama või ikkagi jätkasid töötamist ja projektidega tegelemist?
ja no kui nüüd nagu võtta seda puhast valemit, et kas tulud ületavad kulusid, siis võib öelda jah, et ma olen selle finantsvabaduse saavutanud ja mul on ka tutvusringkonnas väga palju investoreid, kes on ka selle teetähiseni jõudnud ja ma võin öelda, et mitte ükski neist ei istu kodus diivani peal, jalad seinal ja ei vaata telekat. Nad kõik tegelevad mingisuguste asjadega. Ainukene ja minu meelest see kõige olulisem vahe on see, et kui keegi tuleb nende juurde ja pakub, et mul on mingi äge projekt, äge idee, äge töö, kas sa tahaksid seda teha, siis sinu esimene küsimus ei pea enam olema seda, et kui palju te maksate või et kas ma saan endale rahaliselt seda lubada, vaid sa saad otsuseid hakata tegema selle järgi, et kas see idee mulle meeldib, kas ma tahan sinna panustada, kas sellel on mingi mõju maailmale, et see on see vabadus, et number 1 küsimus ei ole enam raha. Aga nagu Viljar ütles, et kui investeerimisportfelli kasvatada, siis muuhulgas võtad hobiks ratsutamise, paatide ostmise või mida iganes muud, siis neid eesmärke, kui palju raha on vaja, saab ju kosmosesse lükata. Et pigem tasuks mõelda selle peale, et mis on need päriselt olulised asjad. Et raha saab alati juurde teenida, aega juurde kuskilt väga ei leia. Väga olulised mõtted, mida kõrva taha panna. Jaak, mis on kõige suuremad õppetunnid, mis sa investorina oled õppinud? No ma arvan, ühe asja ma juba mainisin ära ka, et seesama, et kauplemine ja mingi aktsia analüüsimine, uudiste lugemine, liiga palju sellist taustatööd ei pruugi sugugi häid tulemusi alati anda. Et ma arvan, et selles mõttes on investeerimine üks väga eriline ja eriala, et enamasti me oleme harjunud mõttega, et mida rohkem sa pingutad ja mida rohkem sa aega ja energiat sisse paned, seda paremaid tulemusi sa saavutad. Aga kui me räägime aktsiatesse investeerimises või sellises passiivses investeerimisvõtmes, siis sageli on vastupidi, et paremaid tulemusi saavutavad need inimesed, kellel ei ole nii palju teadmisi, kes ei ole nii kursis nende asjadega ja kes lihtsalt ostavad ja hoiavad. Et mul on hästi hea näide, kuidas mu enda abikaasa tahtis ma arvan, ligi 15 aastat tagasi Apple'i aktsiaid osta enda esimesteks aktsiateks, sest et ta ise oli graafiline disainer ja töötas Apple'i arvutiga. See oli veel enne, kui iPhone üldse turule tuli. Ja mina siis tegin kõva analüüsi Apple'i aktsiale ja jõudsin järeldusele, et see on väga kallis ja ülehinnatud, et seal P-suhe oli üle 40 ja vaatasin aruandeid ja kõiki mineviku numbreid ja ütlesin, et see on väga rumal idee, et ostame hoopis Fordi aktsiaid. Ja siis seda näidet ma olen juba viimased 10 aastat toonud, et kui oleks seda aktsiat ostnud ja hoidnud, ja need numbrid lähevad järjest ulmelisemaks, et sisuliselt paari tuhande euroga oleks täna üle 1 000 000 euro sellega teeninud. Nii et ma tulen tagasi siis selle õppetunni koha peale, et pane energiat uue raha teenimisse ja ära pane liiga palju energiat sellesse, et oma investeeringuid kogu aeg üles-alla kaubelda või neid vaadata. Ma arvan, et väga hea näide, mis sest, et see sul juba 10 aastat toiminud on. Viljar, mis sa arvad, millised omadused teevad üldse hea investori ja kas on midagi, mida noored saaksid praegu juba endas arendada või millistele omadustele nad peaksid keskenduma? No investeerimine kui selline on tegelikult kohutavalt igav. Sellest tasuks nagu aru saada, et see on nagu massiivselt igav tegevus. Ta on tüütu, seal on vähe glamuuri, aga kui sa seda niimoodi võtad, nagu ma siin nagu räägin, seda teatad iroonia võtmes, siis ongi võimalik seda edu tõenäoliselt saavutada. Ja ma olen Jauguga väga nõus, et kui ma vaatan ka oma nagu investori käekirja, siis tihti ma olen kõige suuremaid vigu ikka teinud see, et ma olen mingeid asju ostnud ja liiga vara sealt välja läinud ja siis jäänud sellest õigest tõusust hiljem ilma ja läinud kuhugi järgmisse ideesse sisse, et see nii-öelda nagu seda nimetatakse pigem pidev siuke flippimine või nende positsioonide vahetamine ei ole kuidagi hea mõte. Et mida rahulikumalt aktsiatesse suhtuda, seda parem see on. Ma mäletan üks hea lugu veel, sama analoogne lugu, mis Jaak rääkis, juhtus minu sõbraga, kes kunagi ostis Hansapanga aktsiaid ja siis börsikrahhi käigus unustas ära, et tal need aktsiad üldse olemas on.
see oli see aasta 97, eks. Ja siis hiljem, kui Hansapank üle võeti ja Swedbank maksis selle eest hingehinda, siis ta oli väga üllatunud, et kust tal siuke rahakontole tekkis. Talle selgus, et tal oli kunagi olnud mingid aktsiad, millest ta ei olnud üldse enam teadlik. Ja siis, kui Swedbank viimased squeeze out'i tegi või need viimased aktsiad sisuliselt nagu jõuga üle võitis, siis raekus talle üks märkimisväärne summa. Et no see on hea näide, osta ja unusta, aga kas peab tõesti ära unustama, et see on need aktsiad on? Väga vahva lugu. Mida te üldse peate oluliseks raha kohta õpetada oma lastele? Kristi? No minu lapsed on veel nii noored, et mul vanem laps on peaaegu 4 ja tema arusaam sellest, et mis raha on selline väga hägune, et ta ütleb iga asja peale, et lähme lihtsalt ostame. Aga ma olen ise aastaid õpilastele rahast rääkinud ja minu meelest number 1 õppetund on see, et rahast tuleb rääkida. Selle koha pealt, et väga paljudes peredes rahast lihtsalt ei räägita ja mina näen seda, et gümnaasiumi õpilased jõuavad näiteks mul majandustundi ja nad ei ole kursis selliste päris asjadega, mida neil on enam-vähem 6 kuu pärast iseseisvasse ellu astudes vaja teada, et mis on kirjas töölepingus, kuidas toimib krediitkaart, kuidas palgaläbirääkimisi teha. Et ma arvan, et number 1 soovitus ka noortele, kes seda kuulavad, et rääkige rahast, rääkige enda vanematega rahast, sellepärast, et neil on ka kindlasti väga palju asjalikke kogemusi, mida jagada. Et kuna me peame kõik surmani igapäevaselt rahaga seotud otsuseid tegema, et see ei ole mingi müstiline salamaailm. Et see on samamoodi nagu söögi tegemine, et tuleb lihtsalt ära õppida ja sellega tegeleda, et muidu sa lihtsalt lahendad kogu elu probleeme, kui sa ise selle raha planeerimisega ette ei tegele. Väga head nõuanded. Meil on vahepeal tulnud ka kuulajatelt küsimusi. Seega Jaak, kuidas jätkata säästmise ja investeerimisega eriolukorra ajal, kui sissetulek puudub või on väga minimaalne? No, sellepärast võib-olla ongi hea mõte mitte ainult ühele töökohale keskenduda või ainult ühest kohast palka saada. Et mulle meeldib ka jällegi Warren Buffetti tsitaat minu teada, aga et vaesed inimesed on need, kes ainult ühest kohast sissetulekut saavad ja see on kõige riskantsem ka. Et võib-olla esimene mõte investeerimisel ongi see, et katsud endale uusi tuluallikaid luua või siis mingid lisatöid või oskusi, millest saab raha küsida. Et see, kui sa oled ainult ühest kohast, saad ühest kohast palka, on minu meelest väga ohtlik. Et võib juhtuda su endaga midagi, võib juhtuda selle tööandjaga, võib juhtuda majanduskeskkonnaga, nii et see võiks olla igal inimesel tagataskus selline idee, et mida teha, et endale luua siis rohkem sissetulekuid. Aga kui nüüd konkreetselt eriolukorrast rääkida, et siis on võimalik ka kulud päris hästi alla tõmmata, et ma mäletan eelmisel kevadel aasta tagasi me istusime korteris kinni, sõime purgisuppi ja vaatasime AK uudiseid, et kuhugi välja minna polnud, raha kulutada ei olnud, et oli täitsa okei. Nii et tasub alati meelest pidada seda tulud miinus kulud. Viljar, kui mõni noor tahaks alustada investeerimisega aktsiatesse, siis millist keskkonda sa soovitaksid, kas läbi panga või läbi mõne muu teenuse? Ma arvan, kõik need muud interactive brokerid ja kõik muud väga toredad ja lahedad asjad on lihtsalt alguses liiga keerulised, et minu suur soovitus oleks teile see, et investeerige nendesse ettevõtetesse alguses, kelle tooteid või teenuseid ise kasutate. Et ma ei tea, käite Selveri poes, ostke Tallinna Kaubamaja aktsiat, on teil pangakonto näiteks LHV-s, ostke LHV või Coopi aktsiat. Et sellised ettevõtted, keda te näete, keda te tajute, kelle olemasolu on teie igapäevaelus nagu olemas, ostke neid, hakake aeg-ajalt nende finantstulemusi uurima ja ausalt öeldes selle kulude peale, et palju nüüd mingi aktsiatehing maksab. Jah, see muutub üks hetk oluliseks, aga alguses käeharjutamise juures see nüüd nagu nii oluline tegelikult ei ole. Ja see on tore vaadata oma väärtpaberi portfelli internetipangast, et kuidas need positsioonid liiguvad, on nad punases või on nad rohelised või mis seal toimunud on. Nii et ja mõnikord ka aastas dividende saada. Miks mitte, kui koroona aeg on läbi käia mõne ettevõtte üldkoosolekul kohal. Väga ägedad kogemused, soovitan seda kõigile, aga hakake kodu lähedalt peale, et Apple'i aktsiat või tulevase Apple'i aktsiat jõuate osta kunagi hiljem ka.
ja võib-olla nüüd lõpetuseks kõigi poolt veel üks viimane nõuanne, soovitus, mis iganes, raamatu, podcasti soovitus, et täiesti vabalt, mis teil esimesena pähe tuleb. Kristi? Kuigi Viljar siin alustas ja ütles, et osad ämbrid tuleb ise läbi käia, et teiste kogemustest õppida alati ei saa, siis tasub natukene seda varianti kasutada, et teiste kogemustest õppida, et Eestis on meil tõesti väga palju häid eestikeelseid raamatuid, meil on finantsblogid, mina ja Jaak kas või kirjutame investeerimispodcastid, suured Facebooki grupid, lihtsalt tule ja hakka otsast lugema, et leia neid mõttekaaslaseid, kellega on huvitav ja põnev rahast ja investeerimisest rääkida, et see motiveerib iseennast ka edasi tegutsema, sõltumata sellest, et kui suured need summad on, mida parajasti kuskile panustada saab. Jaak, kas sul on midagi lisada? Jah, ma arvan, et tasub meeles pidada siis ikka seda, et kui me räägime siin investeerimisest ja rikkaks saamisest, et siis 90% või 95% on selle kapitali kokkuajamine ja ülejäänud 5 või 10% on siis see investeerimine. Et siis ma paneks ka energiat vastavalt, et paneks ikkagi eelkõige rõhku sellele, et kas siis luua mingi oma ettevõtte või oma oskusi arendada, õppida mingit ametit, mille eest sulle hästi makstakse, et sul oleks võimalik siis endale kapitali teenida investeerimiseks. Ja see, kuidas investeerida, selle kohta tõesti on materjali eesti keeles ja inglise keeles nii palju, et trüki aga Google'isse sisse ja kõik info on seal olemas, et ei ole vaja seda keeruliseks ajada. Nii et ei maksa üle mõelda. Viljar, meil tuli veel viimane küsimus kuulajalt. Mis on ETF? Võtame nüüd tund aega, on ju. ETF on tegelikult kõige lihtsamini öeldes aktsiate kogum, et kui sa näiteks tahad osta Ameerika turule investeerida, sulle lihtsalt sa usud Ameerika majanduse kasvu näiteks, saad siin investeerida, aga sa ei tea, millist ettevõtet valida, siis sa võid osta erinevad Ameerika ettevõtete kogumeid läbi ETF-i, ehk siis sa sisuliselt nagu paigutad oma $10 mitte ühte ettevõttesse, vaid 10 ettevõttesse laiali näiteks. Et see on võib-olla kõige lihtsam näide, et sa ei pea tegelema üksikaktsia valikuga, sa saad panustada teatud grupi ettevõtetele. Neid ETF-e on maailmas nii palju kui tähti taevas, et sektoripõhised, riigipõhised, erinevate valuutade põhised, et see on väga pikk maailm. Või ma arvan, ülikoolis on selle kohta eraldi kursus kindlasti, mida õpetatakse. Aga minu viimane nõuanne teile, head noored, on see, et palun ärge keskenduge raha teenimisele, keskenduge väärtuse loomisele oma klientidele, mis iganes elualal te olete. Ja kui te sellele keskendute, siis see suur raha leiab teid ise üles. Kui te keskendute ainult raha teenimisele, siis see suur raha läheb teist mööda. See on minu ainuke soovitus teile. Ja olge alati optimistlikud ja tuleviku vaatud. Suur aitäh, et võtsite täna selle aja, et meiega jagada enda kasulikke õppetunde, nippe ja soovitusi. Ma soovin teile edu ja püsige terved. Aitäh.